Tere tulemast Koeru Keskkooli õppeaasta avaaktusele. Kallis koolipere, me hakkame laulma nüüd Eesti Vabariigi jaoks kõige tähtsamat laulu ja kallid esimese A ja esimese B klassi õpilased, selle laulu laulmise ajal tõusevad kõik eestlased püsti ja me laulame seda laulu kõik koos. Palun esimesel A ja B klassil nüüd istet võtta. Ja mul on hea meel kutsuda siia üks esimese B klassi õpilane, kelle nimeks on Nikita. Ja Nikital on teile väga tähtis teadaanne koostöös õpetaja Aino Linnasega. Enne vaata
Aitäh sulle, Nikita! Tõesti oli õpetlik lugu. Aga nüüd on aeg tervituseks ja seda on teile tegemas Koiru Keskkooli direktor Tiit Tali. Kallis koolipere, õpilased, õpetajad, töötajad, külalised. Täna on aasta kõige tähtsam päev. Uus aasta tuleb igal aastal, aga 1. september on ainult üks kord aastas. Eriti tähtis päev, 1. september, on teile, kes te tulete 1. klassi. Ja ilmselt veel tähtsam päev on see teie vanematele, et te olete jõudnud välja lasteaiaeast kooli ikka. Nüüd hakkab teie elus oluliselt iseseisvam periood, te hakkate ise käima koolis. See tähendab seda, et teid ei tarvitseta tuua ja viia iga päev, vaid te peate koolitee ise ära õppima ja selle läbima turvaliselt. Täna läheb Eesti riigis kooli üle 14 000 õpilase, 1. klassi ma mõtlen. Ja meie Koiru kooli läheb teid 37. Alustame algusest. Algus oli 1727, kui Koirus asutati kool. See tähendab seda, et kevadel 2017 ehk sellel õppeaastal aprillikuus tähistab kool kiire arvutus, kes oskab öelda mitmendat juubelit. Vastused ei kõla, 290 aastaseks saab kool. Ja selles ilusas majas, mis on teie ees, asub kool aastast 1920. Nagu te juuresoleval pildil näete, siis kool asub ka teistes majades. Eriti perspektiivikas pilt on siit teist vasakul. On maja, mis saab ilusaks, mis tuleneb sellest, et vald panustab meil kooliharidusse tugevalt. Koolimaju remonditakse järjest. Lisaks selle maja praegusele katusevahetusele suures majas on remont kogu esimesel korrusel. Korda saab voee, söökla ja võimla, mis tänasel päeval on veel remondis, aga 5. septembriks ehk esmaspäevaks loodame avada. Sealt edasi siis ka kohe nii palju, et 6. septembril tuleb meie kooli Eesti Televisioon filmima meie uut sööklat ja meie kooliperet ning eriti sööklaperet. Meie kooli kokkad kandideerisid saatesse Eesti parim koolikokk ja jõudsid finaali 12 hulka. Nii et edaspidi oleme ka ERR-is ehk meedias olemas ehk pildil. Aga meie kool on üks tublimaid koole piirkonnas. Meie kooli lõpetajad lähevad valdavalt edasi õppima kõrgkooli ja samas ka teistesse koolidesse. See protsent on väga tugev ja see ongi oluline meie kooli juures, et te saate nii head õpitulemused, et te saate edasi õppida. Ühest vähestest Eesti koolidest on meie koolis autoõpetus, ehk lõpetajad saavad autojuhiload. Kui ma vaatan teid praeguse 1. klassi õpilasi, siis ma olen nõus võtma nõrgemat mürki, et teie ei saa autojuhilube. Põhjus on selles, et selleks ajaks, kui teie lõpetate, on liikluses ainult isejuhtivad autod. See tähendab seda, et inimest ei lasta seda tegevust tegema, kuna see on väga kõrge riskiga tegevus. Et hoida ära liiklusõnnetusi, siis teevad seda 12 aasta pärast kindlasti juba arvutid. Aga see ei tähenda, et teil koolis ei oleks huvitav ja palju teha. Meie koolis on ka väga tugev huvitegevus. Meil on palju huviringi. Huviringides käib meil rohkem õpilasi, kui meil koolis õpilasi kokku on.
Kui nüüd rääkida õpilaste arvust, siis õpilaste arv Koeru keskkoolis on hakanud kasvama. Sel aastal on Koeru keskkoolis 271 õpilast. Ja ilmselt järgmine aasta tuleb veelgi juurde. Ehk soovin õnne lapsevanematele, te olete valinud hea kooli. Meie kool uueneb mitte ainult ehituste poolest, vaid ka sisu ja inimeste poolest. Meie koolil on valmimas uus arengukava, uus õppekava ja ainekavad, mis saavad olema ka kõik üleval kooli koduleheküljel. Te saate nendega tutvuda, saate teada, mida koolis tehakse, mida lastele täpselt õpetatakse. Ja mis puutub uutesse inimestesse, siis ma kutsun siia uued õpetajad, kes sellest sügisest meie koolis alustavad tööd. Kõigepealt on meil uus õppealajuhataja Merike Mändmets, palun. Esimese klassiõpetaja Külli Pällo. Ja loodusainete õpetaja Keijo Gustavus. Kuna need inimesed on teie jaoks uued ja te ei ole võib-olla ka nende häält veel kuulnud, siis palun neil kõigil natukene paar sõna öelda. Koeru keskkooli õpilane, õpetaja, lapsevanem, direktor, vallavanem, külaline. 1. september tähistab peale suve paljudele meist uut algust. Enamusele õpilastele uut kooliaastat järgmises klassis, 1. klassi tulijatele koolide algust, viimasesse klassi jõudnutele lõpusirge algust, 10. klassi õpilasele gümnaasiumide algust ja uutele õpetajatele uut töökollektiivi. Minu jaoks on seekordne algus 28. Ikka ja jälle lähen 1. septembril kooli. Iga algus on olnud isemoodi, aga tunne on ikka ühtemoodi pidulik ja ootusärev. Iga inimene, iga laps on erinev. Igaühes on peidus kümneid andeid, mis tuleb üles leida ja ellu äratada. Ühe lauaga kõiki ja kõike mõõtes ei saagi ju tulemuseks olla midagi enamat kui tugev keskmine. Ja sellest ei piisa, sest see pole õige. Pole olemas keskmist inimest, keskmist õpetajat, keskmist õpilast, tüüpilist last. Igaüks meist on erinev ja eriline. Me kõik unistame heast koolist, aga me mõistame seda omamoodi. Heas koolis tahetakse rõõmuga käia ja omavahelised suhted on head ja koostööpõhised. Heas koolis tahetakse õppida ja tahetakse õpetada. Heas koolis õpivad kõik ja õpivad üksteiselt. Ja peamine on, et hea kooli üle ollakse uhked. Uhked on nii õpilased, õpetajad kui kogu valla kogukond. Soovin, et algaval õppeaastal me teeksime tegusid, mis panevad meid uhkust tundma enda ja oma kooli üle. Soovin meile kõigile huvitavat ja tulemuslikku kooliaastat ning head ja ilusat tarkusepäeva. Kõigile minu poolt, mina olen Külli Pällo, et olen õpetajana töötanud 26 aastat ja mul on väga-väga rõõm tänasel päeval siin Koeru keskkoolis olla 1. klassi õpetaja. Soovin teile kõigile teguderohket, edukat uut õppeaastat. Tere kõigile, olen Keijo Gustavus, loodusainete õpetaja.
see on minu õpetajana esimene aasta. Annan põhikooli õpilastele bioloogiatunde ja põhikooli gümnaasiumi õpilastele geograafiatunde. Loodan, et koostöö saab väga meeldiv olema nii kolleegidega kui õpilastega. Head 1. septembrit! Õppimisega kõige rohkem haakuv vanasõna on kordamine on tarkuse ema. Seoses sellega ma kordan üle ühe oma mõtte aastatagusest 1. septembri kõnest. Mõte on selline, et Koeru koolis on väga head ja tugevad õpetajad, kes aitavad teid kooliteel ja õppimisel saavutada püstitatud eesmärke. Aga eesmärgid peavad tulema teilt endalt. Ja seetõttu ma kordan, Koeru koolis ei anta haridust. Haridust ei saagi anda, võtta, osta, müüa ega vahetada. Haridust saab ise omandada, õppida. Aktiivsus peab tulema teie endi poolt. Ainult teie saate teha ennast targaks. Et seoses sellega võtke ennast kokku, pingutage, õppige, et kevadel lõpuaktusel on teil kõigil sära silmades, et te tunnete rõõmu sellest, mis te olete aasta jooksul korda saatnud. Ma soovin selleks teile kõigile jõudu ja edu algavaks õppeaastaks. Aitäh! Kuhu ma sattunud olen? See on ju ometi Koeru kool. Aga siin ei ole ju mitte ühtegi koerapoissi. Ja nüüd ma jäin hiljaks ka ja ema käest on riielda ja mida veel õpetaja ütleb. Kas te kõik olete Koeru kooli lapsed? Ja teie olete vist uhke koolijuht. On klassitust kordama. Kas see on hea või halb? Õige, kuulsite lapsed, minu ema ütles mulle ka. Täna tuleb minna kooli, et saada targaks. Aga võtta näpust. EPS ütles, et on Koeru kool. Aga siin on hoopis lapsed. Mis nüüd saab? Kas mina ei tea teie koolis õppima hakata? Väga tore. Aga teid on nii palju siin. Tunnen ka natukene numbreid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on hästi palju. Teid on siin kindlasti 10. Teid on rohkem. Ma ei oska veel rohkem numbreid, sellepärast ma kooli tulingi. Aga kui palju siin toredas majas üldse lapsi õpib? Pooled kindlasti õpivad. No kui ma lähen siia, vaatame kohe. Nii, pooled. Teeme siit pooleks. Nii, ehk siis üks pool õpib ja teine pool ei õpi. No nii, hästi. Aga täna on 1. september ja nüüd kõik annavad Lottele pühaliku tõotuse. Et kui teie olete nii tublid ja juba õpite, siis et teie alates tänasest hakkate ka õppima täpselt nagu mina. Mis asja? Ütleme kõik koos nüüd ühe. Jaa, Lotte! See on ju minu raamat. Kas te teate, et vaadake mina olen siin raamatus. Kui mina siia koolis olen, kas mina saan ka selle raamatu? Nii tore. Ja kas kõik lapsed saavad selle raamatu? Ainult tublimad. Kes on täna need tublid, kes saavad selle raamatu? Kes on? Tõstke käed, kes saavad täna selle raamatu? Oi,
me saame teiega väga toreda raamatu, aga kas mina tohin nendele toredatele lastele raamatud anda? Väga tore, aga siis ma vajaksin abilisi endale ka, sest ma ei tunne ju teid kedagi. Tere, mina olen Lotte. Lotte, kas ma võin sulle appi kutsuda need abilised? Jaa, muidugi, loomulikult. Et sellise väga sirge käepigistusega ma kutsun siia kooli direktori sulle appi ja kõigepealt esimese A-klassi klassijuhataja, õpetaja Külli. Ja õpetaja Külli hõikab nüüd teie nimed ja siis, kui õpetaja Külli on oma klassi aabitsad ära jaganud, siis tuleb õpetaja Pille ja hõikab esimese B-klassi aabitsa saajate nimed ja Lotte annab aabitsa üle ja direktor surub kätt teile. Ja kõik esimese klassi lapsed, kes aabitsa saavad, head sõbrad, neid õnnitleme pärast aktust, et praegu saavad lapsed ainult aabitsa. Ma nii tahaks juba. Hedlin Abner. Hedlin Abner. Palju õnne sulle ja ilusad kooliaastad. Palun. Hanna-Liisa Jurtom. Palju õnne sulle ja ilusad kooliaastad teeme. Kalli ka. Palun. Johannes Jõe. Palju õnne sulle, Johannes. Hästi tubli poiss. Karl Oskar Järvmägi. Palju õnne ja ilusad kooliteed sulle. Rein Oliver Järvmägi. Aga selline poiss just käis ju siin. Te olete vennad. Nii lahe, palju õnne sulle. Muidugi teeme kohe kallimistest käepigistusest siis enam. Kaius Laurent Kabrits. Palju õnne sulle koolis, hästi tubli. Markus Karusion. Palju õnne sulle, hästi tubli poiss. Karl Kirsimets. Palju õnne sulle ja ilusat algavat kooliaastat. Evert Koitmäe. Palju õnne, oled tubli poiss. Ivi Mirel Kuremaa. Palju õnne sulle. Palun. Minu Janar August Laug. Palju õnne sulle, ilusat algavat kooliteed. Made Marleen Maasi. Palju õnne sulle, kallis Made Marleen, ilusat algavat kooliaastat. Katriin Nukke. Palju õnne, ilusat algavat kooliteed. Kennet Piks. Palju õnne sulle.
palun. Johan Herman Sahman. Palju õnne sulle. Palun, mina olen, vaata. Mina olen see. Siin on minu sõbrad. Kas sa mu sõpru tunned ka? Kas sa tead, mis tema nimi on? Aga teeme niimoodi, et pärast ma võin sulle öelda. Muidu me siin hakkame väga palju aega läheb minu sellega. Aga need on minu sõbrad, nad on nii nunnud, eks ju. Palun. Kerto Sirila. Palju õnne, Kerto, ilusat algavat kooliteed sulle. Karina Žukova. Palju õnne sulle. Hannes Truska. Palju õnne, Hannes, ja ilusat algavat kooliteed sulle. Riivo Varris. Palju õnne ja ilusat algavat kooliteed sulle. Palun. Kõik. Nii uhke on vaadata. Tõsta oma aabits mulle ja näita mulle Lotte aabitset. Nii lahe. Jee, mina ka. Aga nüüd on siin veel laps. Nüüd ma tulen siia poole. Nüüd saavad siis oma aabitsa esimesed meie klassiõpilased ja kõigepealt ma panen siia Laura Aasaväli. Palju õnne sulle, Laure, ilusat algavat kooliaastat palju. Ragna Rehasalu. Palju õnne sulle ja ilusat algavat kooliaastat. Kalli tahtsid ka, muidugi, kuidas siis niimoodi saab. Maksim Kontšarov. Maksim, tere Maksim, ilusat algavat kooliaastat sulle. Tubli poiss. Sander Kisseljov. Mina olen. Ja see, sa tead, mis käsi see on. Kas ta on parem käsi või vasak käsi? Väga tubli poiss. See on väga tubli ja tark poiss, ma ütlen. Ilusat algavat kooliaastat sulle. Palun. Martin Oliver Klein. Palju õnne sulle ja ilusat algavat kooliteed. Palun. Tubli poiss. Adele Pool. Tere, Adele. Palju õnne sulle ja ilusat algavat kooliteed. Palun. Kas ma saan ühe pisikese armsa naeratuse ka? Nii armas. Linette Laansalu. Palju õnne sulle, Linette, ja ilusat algavat kooliteed. Teeme Kalli ka. Alexa Langinen. Ma olen siin. Tule minu juurde. Palju õnne sulle ja ilusat algavat kooliteed. Palun. Lili Lilletai. Ilusat algavat kooliteed sulle. Muidugi teeme Kalli kohe ka. Palun. Immo Luiker. Ilusat koolide algust sulle. Palju õnne. Matilda Meelimari Mänd.
palju õnne sulle, Matilda, ja ilusad tokkavad kooliteed. Palun. Roman Nukke. Ilusad algavad kooliteed sulle. Palun. Andero Ots. Andero! Palju õnne sulle, ilusad algavad kooliteed. Teeme Kalli ka. Teeme Lottega Kalli kopp. Muidugi. Palun. Lilian Berling. Palju õnne sulle, ilusad algavad kooliteed. Palun. Sebastian Schönberg. Palju õnne, Sebastian. Mikko kätt ka, ilusad algavad kooliteed sulle. Palun. Nikita Tani. Nikita, ma olen siin. Palju õnne sulle ja ilusad algavad kooliteed. Palun. Markus Tšumitšev. Markus, selline tore noormees on Markus. Palju ja ilusad algavad kooliteed. Tule siia. Mulle hakkavad lapsed järjest rohkem meeldima. Nii, aga nüüd on viimane aabitsvõte. Ja see läheb Kevin Martin Viigurile. Viimane aabits. Aga mina, olgu, mul on hea süda. Palju õnne sulle, ilusad algavad kooliteed. Küll mina ka oma aabitsa kätte saan. Eks ju? Ikka. Väga tore. Lotte, ma annan sulle praegult väikse võimaluse minna direktoriga natukene sinna eemale. Direktor räägib sulle, millise paberid peab su vanemad täitma, et Koeru kooli õppima saaks tulla. Ja, sest tegelikult on niimoodi, et esimese klassi ma käisin koeratüdrukute ja koerapoistega koos ja nüüd ma vahetasin kooli ja nüüd ongi meil hiljaks ja selgus, et see on lastekool ja ma nüüd ei teagi igavene jama. Ära muretse, Merike aitab ka, võrdleme ainekavasid, õppekavasid ja kindlasti leidub lahendus. Võib-olla saad isegi juba 9. klassi. Kes teab, mis seal koerte koolis õpitakse? Väga vahva. Nii, olge siis kõik hästi püük. Aga vahepeal on tõesti kõik esimese klassi õpilased saanud aabitsad kätte. Palju õnne teile. Ja osad teist suvel sugugi ei puhanud, vaid käisid väga usinasti 3 korda nädalas õpetaja Aino juures laulu õppimas, et täna see teile siin esitada. Teil esineb esimese klassi ansambel. Küsis väike Juku, pliiats, miks sa tukud, miks küll ühtki sõna sa ei kirjuta. Jooned on sul sassis, vinta-vänta vassis, nõnda ühtki lugu valmis ma ei saa. Vinta-vänta vassis, nõnda ühtki lugu valmis
suur aitäh, kuidagi on sattunud niimoodi, et ansambel on moodustunud ainult esimese B-klassi õpilastest. Esimene A-klass, teil on mille poole püüelda, aga te võite ka bändi teha täitsa vabalt. Aga selleks peate muusikakooli ilmselt minema. Pole hullu, helilased ikka lendavad, aga nüüd on aeg nii kaugel, et juba 11. korda, kui väga täpne olla, jagab Koeru vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon tubli õpilase preemiaid ja selleks preemiate üleandmiseks palun ma siia haridus- ja noorsookomisjoni esimehe Ahto Härma ja Koeru vallavanema Andres Teppani. Et kuidas siis saada seda tubli õpilase preemiat? Väga lihtne, augusti lõpuks on võimalus saata Koeru vallavalitsusse iseloomustus erinevates vanusastmetes siis tublide õpilaste kohta. Aga ainult 2 tingimust on, et nad peavad olema Koeru valla lapsed. Nad võivad mujal koolis käia. Ja tähtis on ka see, et nad õpiksid vahemikus 1. kuni 12. klass. Aga nüüd siis preemiatest. Kas komisjoni esimees soovib midagi enne öelda või pärast öelda? Enne öelda. Rõõm on tõdeda, et ka sel aastal oli haridus- ja noorsookomisjonil põhjust kokku tulla ja nende väikeste ja tublide seast valida välja need kõige tublimad. Kui see samamoodi edasi läheb, siis ainult rõõm. Meil on ainult au anda üle need preemiad. Alustame siis kõige esimese preemiaga ja see preemia läheb 1. kuni 4. klassi õpilasele. Väike, aga tubli. Ja sellel aastal saab selle preemia Mirko Sirila. Teile, millega see Mirko hakkama on saanud. Mirko on seni kõik klassid õpetanud kiituskirjaga. Lisaks jõuab ta veel tegeleda ka muusikakooli ja tantsimisega, olles kõige juures väga kohusetundlik. Kui on vaja, siis tuleb ära teha. Eriti meeldib talle matemaatika. Mirko on osalenud mitmel matemaatikaalasel võistlusel ja saavutanud seal häid tulemusi. Kaaslaste ja õpetajatega on Mirko sõbralik ja viisakas. Ta on alati valmis oma klassi eest välja astuma. Väike, aga tubli Mirko Sirila. Sellel aastal tuli komisjonil esimest korda anda, mitte tuli, vaid oli võimalus, on kõige õigem öelda, anda selles samas kategoorias väike, aga tubli välja üks eripreemia. Ja selle eripreemia saab Anneli Karlsfrey. Ole hea, tule siia. Et olla tubli õpilane ei pea alati õppima viidele ja tegelema paljude erinevate huvialadega. Tubli olemine tähendab seda, et sa püüad alati anda endast parima, oled sõbralik ja oled viisakas. Sel aastal on haridus- ja noorsookomisjon koos algklasside õpetajatega otsustanud anda välja ka väike, aga tubli eripreemia. Ja see läkski üle sulle, Anneli. Sa oled õpetajate ja kaaslastega suheldes sõbralik ja abivalmis ja aitad alati kõiki. Meil on sulle väga hea meel üle anda see tiitel. Väike, aga tubli eripreemia Anneli Karlsfrey. Tubli õpilase preemia 5. kuni 9. klass. Ja selle saab Jako Aimsalu. Jakoga on nii, et Jako läks peale põhikooli, ma olen kuulnud, et Nõo kooli ja me tõesti hoiame talle püüet ja soovime talle edu. Aga eelmine õppeaasta oli kindlasti märkimisväärne, sest Jako on väga eeskoolik ja aktiivne noormees, kes
oma pühendumusega on saavutanud väga häid tulemusi ja olnud seeläbi eeskujuks kõikidele teistele noortele. Ta on osalenud mitmetel robootikavõistlustel ja esindanud, ütleme siis niimoodi, et esindanud koerut välisriikides nagu Jõhvi, Tenerife. Ta on väga arvukatel olümpiaadidel osalenud, Koeru Keskkooli aritmeetika konkursil 2. koht, Bright Mindsi äriideede konkursil 3. koht ja ta on Koeru Keskkoolis tunnustatud loodusainete parimaks ja enim ja edukaimat olümpiaadidel osalenud õpilaseks. Palju õnne Jakole! Tubli õpilase preemia 10. kuni 12. klass ja selle preemia saab Laura Lepik. Palun jääga siia hetkeks. Laura on väga kohusetundlik ja äärmiselt särav isiksus. Lisaks sellele, et ta õpib hoolsalt, tantsib ta rahvatantsu ja on väga osavõtlik ka klassivälises ja vabatahtlikus tegevuses. Ta on kooli õpilasesindusliige, kuulub Järvamaa noortekogusse, on Koeru Keskkooli 4H klubi Rõõmurullid, president klubijuht. Laura on korduvalt kuulutatud Järvamaa aktiivsemaks 4H nooreks ja ta on saanud ka vabariiklikult tunnustust samas kategoorias. Möödunud õppeaastal korraldas ta klubikaaslastega vabariikliku sügiskooli Koerus. Sügiskool oli väga edukas ja tutvustas üle Eesti noortele meie kodukanti ja Aruküla mõisa. Palju õnne, tubli õpilane Laura Lepik! Need olid sellised individuaalsed preemiad, aga komisjonile õnneks esitati ka selliseid grupiviisilisi heasi tegusid ja komisjon valis välja heateopreemia sellel aastal ja selle saab TMG Films. No nii, poisid, jääte siia, on ju? TMG Filmsi kutid, Harivald, Tann, Marek ja Kertin on silma jäänud oma väga aktiivse tegutsemisega. Nende poiste ülesvõtted, videoklipid ei ole märkamata jäänud ka väljaspool Koeru valda. Videoklipid on toonud tuntust meie kodukohale, näiteks muusikavideo, mis on siin samas Aruküla mõisas filmitud. Veel eile õhtu oli 58 420 vaatamist. No ma ise vaatasin veel 10 korda otsa. Ilmselt nende vägiteod ja videovõtted ja ideed pole otsa saanud ja me ootame põnevusega, mis teil meile järgmiseks pakkuda on. TMG Films kahjuks täna Tanni ja Marekut ei ole siin, nad on ülikoolis. Mul on väga hea välja kuulutada Koeru vallavanem, kellel on võimalus tervitada kõiki esimese koolipäeva puhul. Päeva just saatis mu kõrvale, et oota natukene, et kutsusin tagasi. Aga tere tulemast kõigile, kallid õpilased, austatud õpetajad, koolitöötajad, lugupeetud lapsevanemad ja külalised. Väga hea idee minu arust täna pidada seda aktust siin meie looduslikus miljöös, selle uhke mõisa taustal. Et loodan, et tulevikus kasutame samasugust võimalust, ainult et ilm peaks olema meie jaoks soodne. Teisena on muidugi juba raske natukene kõnet pidada ja rääkida. Koolidirektor pani minu kõnest pool juba ära teile, aga ma püüan seda natukene siis korrigeerida, ümardada nurki ja vaatame, kuidas siis
see kõik välja tuleb. Et tänane päev on rõõmupäev ning eriti tähtis on see 1. klassi õpilastele, keda võtame tänasel aktusel pidulikult oma kooliperre. Lisaks uutele õpilastele alustavad meie koolis tööd ka uued õpetajad ning õppejuhataja. Soovin teile palju jõudu ja head vastupidamist meie koolis. Kallid abituriendid, kes te alustate oma viimast õppeaastat, soovin teilegi parimaid tulemusi lõpueksamitel, kuna lõpuhinnetest sõltub väga palju edasine õpivõimalus ka teil. Räägitakse, et hea haridus on õppimise alus. Sama võib öelda ka meie keskkooli kohta, kuna siin on alati omandatud head haridust. Juba selleks pärast, et meie riigieksamite tulemused on pidevalt olnud kõrgemad riigi keskmisest. Suur panus selles on kindlasti meie õpetajatel, kes on alati südamega olnud oma töö juures. Lastevanematele võin kinnitada, et teie lapsed on heades kätes. Kui eelmisel aastal võttis meid vastu värskelt renoveeritud mõisahoone, siis sellel aastal võtab meid vastu uue koolimaja värskelt remonditud esimene korrus. Siis, kui teie pidasite koolivaheaega, tegeles vallavalitsus intensiivselt teie õppimistingimuste parandamisega. Me käivitasime selle projekti selleks, et saavutada hea miljöö meie koolile, et ta oleks hubasem ja tunduks meile kõigile hea ja armas. Meil on uus garderoob tulemas, meil on uus söögisaal koos kõigi uue mööbliga. Samuti täna on meil remondis võimla, mida ei ole juba ammu remonditud, mis tundus meile vallavalitsusele ja ka koolijuhile, et me peame oma õpilastele looma ja iga ruum ja hoone tahab ju iseenesest remonti. Võimla kahjuks valmib meil alles kusagil 3 nädala pärast, aga ma loodan, et värskes õhus sporti teha ei ole ju üldse paha. Ja siis, kui läheb juba külmemaks, saame ka oma valgendatud ja ilusti värvitud võimlasse. Nagu te näete, me oleme käivitanud projekti, kus siis meie selline unarusse jäänud siin kõrvalmaja katuse ehituse. Kahjuks see ka, selle algus hilines ka 2-3 nädalat, aga ehitajad on meil tublilt lubanud, et nad lõpetavad selle ilusti õigeks ajaks valmis, nii nagu leping ütleb, ja saame siia omale veel ühe kauni maja kõrvale. Lõpetuseks tahaks öelda või soovida, et algaval õppeaastal me üksteist vähem kritiseerime, vaid hoopis teeksime tegusid, mis panevad meid uhkust tundma oma kooli üle. See on ülioluline meie kogukonnas, me peame sellest rääkima. Palju edu veel kord ja õnnitlen teid kõiki tänase tarkusepäeva puhul. Ilusat päeva! Ma kasutan võimalust täna anda üle üks tänukiri koos väikese meenega. Ja see õpilane on Sander Reinholti. Kuna tema puudus meie tublide õpilaste vastuvõtul ja see tänukiri ja ese ootas teda meie kantseleid, siis annan täna üle. Palju õnne ja
sõna tervituseks saab Koeru Keskkooli õpilasesinduse president. Nii et täna ainuke president puldis. Tere lugupeetud siinviibijad, austatud õpetajad, õpilased ja külalised. Esiteks palju õnne abiturientidele viimaste sammude astumisel meie koolis. Teiseks edu ja jaksu esimese klassi koolijuitsidele esimeste sammude astumise puhul läbi sähisevate värviliste lehtede edasiste ja aina suuremate saavutusteni. Üks ilus, soe, teguderohke ja päikseline suvi on taas lõppemas. 1. september on selle selge märk. Ma tean, et õppe- ja tööaasta algus toob paljude südamesse nukrust, sest suvi oli tõesti ilus, täis vabadust, looduse ilu, puhkamist, päikest ja rõõmu. Nagu on ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves 3 aasta taguses kõnes öelnud, et õppimine nõuab sageli pingutust ja enese kokkuvõtmist, kuid rõõmu napib ka põhjusel, et meie koolides on sageli palju tuimust ning vähe avastamisõhinat. Õpingute tulemus pannakse jätkuvalt paika eelkõige hinnete ja punktide skaalal, mitte aga selle järgi, kas õppimine teeb iga päev õppija maailma suuremaks ning aitab hilisemas elus taaskord iseseisvalt hakkama saada. Aga mille pärast me täpsemalt siis koolis käime, kui mitte selleks, et muutuva maailma, ühiskonna ja teiste inimestega suhestuda ja õppida oskusi, mis tooks leiva lauale nii meile kui ka meie perekonnale. Nagu taaskord on öeldud, lugupeetud president, iga inimene, iga laps on erinev, igas ühes on peidus 10 andeid, mis tuleks üles leida ja ellu äratada. Kes mängib edukalt klaverit, kes laulab, kes tantsib. Ka meie koolist on häid näiteid. Edukas filmimeeskond TMG, tugevad sportlased, õed Ilvesed ja ka teised tublid kergejõustiklased, maadlejad, tublid olümpiaadidele osalejad, muusikud, noored ettevõtjad ja leiutajad. Kallid õpilased, kallid õpetajad, kallid lapsevanemad. Leiame need peidus olevad anded juba varakult ülesse ja üritame leida ühise ja sobiva tee, mida üheskoos käia, nii et kõigil oleks hea, tehes koostööd ja ise nautides seda, mida me oluliseks peame. Suhtleme ja leiame võimaluse teha kooli selliseks, nagu me ise soovime. 28. augustil toimus Koeru Keskkooli uuel õpilasesinduse koosseisul kohtumine. Panime paika mõned koostöösoovid ja mõtted, mida me sooviksime koolielus näha. Olgu selleks kooliraadio, uuendused õpilasüritustes, teise koridori avamine, kohviautomaat koolis, hindamissüsteemi muutmine või mõni muu vahva idee. Tundus, et sellel kõigel on perspektiivi ja miks mitte mõni idee võiks ükskord ometi teoks saada. Olulisem õppeaine või siis õppetükk oleme me ise. Kui oleme selle hästi selgeks saanud, siis oskame ja suudame väärtustada ka teisi ja võimalusel ühistest alustaladest 10 küünega kinni hoida ikka parema hariduse ja ilusama tuleviku nimel. Lisaks kallid koolikaaslased, panen teile südamele. Kui näed, et kellelgi on raske leida sõpru või näed kedagi kiusatavat, kuna neil pole sõpru või kuna nad on liiga arglikud või ei ole just kõige peenemates riietes, siis ole hea ja toeta neid, tervita või vähemalt naerata neile koridoris või kooliõuel. Sa ei tea, milline on tema elu väljaspool kooli. Sinu sõbralikkus võib muuta kõvasti kellegi elu. Sellega seoses sooviksin allkirjastada ka koolirahulepingu, mis sai täna allkirjastatud ka Hiiumaal üleriigiliselt. Ja kõigepealt paluksin siia meie kooli õppealajuhataja Merike Mändmetsa allkirjastama seda õpetajate poolt. Loen sellega omalt poolt ette. Koolirahuleping. Soovides, et 2016-2017 õppeaastal valitseks Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu
ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteise mõistmisel ja usaldusel. Lepime kokku järgnevas. Märkame, kuulame ja tunnustame üksteist. Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist. Hoidume vägivallast ja meelemürkidest. Kool peab olema turvaline ja mõnus paik. Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus. Arvestame õppimist ja õpetamist. Kallid õpilased, kallid õpetajad, ma panen selle kõik teie südamele ja palun katsume sellest kinni hoida. Ilusat algavat kooliaastat ja ilusat tarkusepäeva ja panen veel südamele teile selle. Laevad seisavad sadamas turvaliselt, aga mitte selleks ei ole nad loodud. Aitäh! Kohe-kohe on meie aktus läbi saamas, et saaks jätkuda valitsemaja katuse panekutööd. Töömehed juba ootavad hirmsalt põnevusega. Aga Lotte käis ja sosistas mulle kõrve ja palus, et Annes ütles mitu korda, et soovin ja soovime. Et Lotte ütles, et temal on ka nii palju soove ja ta sooviks teiega neid jagada. Ja me anname talle selle võimaluse, on ju? Palju ringi rännata ja veel Marsi peale lennata. Ma soovin saada palju targemaks ja kasvada võiks sentimeetrit 2. Ma soovin, et siin kõigil oleks hea ja lastel kauneid mõtteid täis ka pea. Soovin veel, et mured südameil ei oleks meil ja teil ja teil ja teil. Et iga päev võiks olla rõõm ja täite läheks igases soov. Me soovime, et mured südameil oleks meil ja teil ja teil. Väga täname, et tegid meie päeva eriliseks, toredaks ja see soov, et sa meie kooliga liitud, ma arvan, et see täitub. Kuulsite, lapsed, ma saan tulla teie kooli. Ma veel ei tea küll, mis klassi või kuhu. Äkki hoopis õpetajaks, aga eks seda näeme juba homme.
ilusat kooliaasta algust veel üks kord! Ühe helina me võtame oma lapsepõlvest alati kaasa. See on esimese koolipäeva koolikella helin. See koolikella helin lõpetab suve, alustab kooliaasta ja ühes laulus on öeldud, et see koolikell on üks lõbus sell, kes päästab nii mõnigi kord õpilase tahvli ees. Kohe helisev koolikell paneb alguse meie esimesele tunnile. See on siis klassijuhataja tund, kuhu te saate minna, kus kallid klassijuhatajad teid ootavad, kus nad saavad jagada teile esimesi õpetussõnu, tarkuseteri, et homme koos juba kõikidega jätkata. Ja nüüd ta heliseb. Kooliaastat ja kõik teised saavad nüüd liikuda, kuhu neil vaja liikuda on, aga 1. ja 12. klass jäävad siia, me rivistame ennast kohe siia uhke maja ette ja teeme ühispildid ära.